Sütevaka humanitaargümnaasiumisse viis mind selles mõttes juhuslik tee täiesti, et see ju sündis, see oli esimene lend, midagi ei olnud sellest koolist teada ja ma teadsin, et ma tahtsin kunsti õppida, aga ma teadsin, et ma ei saa seda teha, sest kunstiakadeemiasse ma ei kujutanud ette, et ma saan minna, et see tundus nii kulukas kõik ja siis äkki oligi ühel vastu sügist, kuulsin mina maaliini bussis, et avatud on selline kunstiakadeemia, mitte kunstiakadeemia, siis Sütevaka humanitaargümnaasiumi kunstiosakond, kus on palju keeli, kus on väga palju võimalusi ja oli siis üleskutse, et proovima tulla. Ja ma läksin, mul olid töid, ma olin siis ise maalinud kodus, et viisin need näha ja sain sisse. Ja mulle tohutult meeldis. Mulle meeldis see seltskond, kes oli koos. Mulle meeldis, et me olime küll, see erinevus oli, et paljude jaoks oli ta nagu lihtsalt aastane ooteaeg, et kunstiakadeemiasse minna. Aga minu jaoks oli ta nagu kõik, sest kunstiakadeemia ei olnud üldse minu püüdluste hulgas. Ja mulle väga meeldisid see, kuidas me koos kujunesime, see, kuidas Sorge meid tagant tõukas, kes oli väga käppkontaktis kogu aeg meie kõigi õpilastega. Aga siis oligi, et aasta otsa lõbusat õppimist, väga lahe oli see, et meil olid kultuurialaseid loenguid palju, mis andis hästi palju juurde. Ja ka Sorge, kes tegelikult oli vist, ma usun, et ta oli joonistuse õppejõud, aga ta ka meile andis ülesandeks esseesid, ehk siis meilt nagu me ainult ei käinud siis kätt harjutamas, et oli selline mõtlemine ja kultuurielule siis ka aitasime natukene kaasa Pärnus juba. Aga siis tuligi kätte suvi ja paljud meist läksid kunstiakadeemiasse edasi ja tegema eksameid ja läksin ka mina tegelikult lihtsalt sellest suurest tuhinast, et kõik nagu läksid ja siis maali erialale sain sisse. Nii et kunstiakadeemias ma siis õppisin maali erialal, aga Sütevaka on tõesti jäänud, et see selline süütu energia, lõbus ja rõõmus energia, mis meil kõigil oli tol ajal, on nagu mulle päris palju andnud elus kaasa ja mulle väga meeldis seal õppida. Et jah, et nii kunstikuna, kui ma edasi töötasin ja ilmselt ehk jätkan kunstnikuna veel, aga praegu olen õpetaja ja õppejõud küll rohkem kunstialal, et on andnud väga palju tõesti.